Tere! Näitan teile täna, kuidas kasutada Costpocketi äppi. Siin on siis äpp juba lahti tehtud. Üleval näete ettevõtet, kellele te dokumenti esitate ja all näete kahte nuppu, et lisagaleriist või tee pilt. Lisagaleriist on hea kasutada siis, kui olete juba pildi dokumendist ära teinud, et on teil galeriis olemas ja lihtsalt soovite seda äppi üles laadida. Meil praegu ei ole pilti tehtud, et lähme tee pilt. Nii. Püüame ta tervenisti peale saada. Nüüd ta küsib esimese küsimuse. Ta küsib, et kas kuulub hüvitamisele või ei kuulu. Et kas te maksite eraisikuna ja soovite, et ettevõtte maksaks teile selle raha tagasi või maksite juba ettevõtte vahenditest. Siinkohal maksime ettevõtte vahenditest. Nüüd ta küsib, et kuidas te maksite, sularahas, firmakaart või ülekanne, maksime firmakaardiga. Ja siis ta küsib, et mis see kululiik oli. See oli rongipilet, siis on transport. Nüüd on võimalik lisada ka raamatupidajale kommentaar, täpsustav, et mis see siis täpselt oli. Või võite valida juba lisatud kommentaaride seast. Näiteks, kui on mingid projekti nimed, näiteks projekt 55 siinkohal, panen selle. Valisin juba olemasolevate seast. Salvesta. Nüüd ta näitab kõiki andmeid, mis robot sellelt dokumendilt kätte sai. Tundub, et on kõik ilusti kätte saanud. Siis lähme lihtsalt salvesta. Ja nüüd ta hetke pärast peaks saatma ka raamatupidamisse selle. Jah, et kui ettevõte on liidestatud raamatupidamistarkvaraga, siis ta saadab otse selle raamatupidamistarkvarasse edasi ka, mida ta just hetk tagasi tegi. Aitäh!